Oot, ja tulles tagasi nüüd selle Pentlandi uuringu juurde, kus ta pani siis inimestele need andurid külge ja ta jälgis 2500 inimese baasil, kas on mingisugune mõju otseselt ka tulemustele, produktiivsusele, saavutustele või on see pigem selline nagu ütleme iseenesest mõistetav tarkus, et mida positiivsemalt suheldakse, seda paremad tulemused. Ei, ta avastas väga-väga konkreetsed seosed. Ta avastas seda, et tegelikult suhtlemisstiil, see kui palju inimesed omavahel sõbralikust üles näitavad, aktiivsust üles näitavad, näost näkku suhtlust kultiveerivad, avaldab otsest mõju ka reaalsetele mõõdetavatele tulemustele. Seal oli eksperimendina kasutatud ühte rahvusvahelist panka, kus siis tegelikult kaardistati ära töötajate baasil nende suhtlemisstiil ja oli väga selgelt näha, kuidas moodi need tiimid, kus see suhtlus ei olnud nii pehme, nii sõbralik, nii avatud, nende reaalsed tulemused olid nõrgemad. Ja nüüd selle harukontori juht, saades teada need tulemused, hakkas reaalselt võtma ette samme, et töötajaid üksteisele lähemale aidata, et seda suhtlusstiili veitsa pehmendada. Ta näiteks hakkas ühel konkreetsel ajal inimesi kutsuma kohvipausidele, kus inimesed said omavahel rohkem suhelda, üksteise kohta rohkem teada. Ja mis juhtus? Peale neid reaalseid samme, kui inimesed hakkasid rohkem suhtlema, ka nende tulemused kuni 20% paranesid. Uuringute tulemusena avastasid, et on 3 kriitilist tegurit, mida siis peaks iga meeskonna puhul arvestama ja kui nendega hakata sisulist tööd tegema, siis on võimalik tegelikult seda tiimi kommunikatsiooni parandada ja seeläbi tegelikult märkimisväärselt parandada ka selle tiimi tulemusi. Number 1, kõige olulisem on aktiivsus. Selles uuringus nimetati see energy, ehk siis nagu kui palju on sellel tiimil energiat. Ja aktiivsus tegelikult siis mõõdab eelkõige seda, kui palju inimesed omavahel suhtlevad ja kui palju on silmast silma üks ühele suhtlust. Tänapäevasel tehnoloogia ajastul, kui palju on neid tiime, kes valdavalt suhtlevad e-maili teel. Isegi inimesed istuvad samas ruumis, sama laua taga mõnikord ja vahetavad e-maile. Ehk siis selgelt jõuti selleni, et mida madalam on see aktiivsus, ehk siis mida vähem on neid näost näkku, interaktsioone, suhtlemisi, rääkimisi, ka mitteformaalseid kontakte. Mida madalam see on, seda raskem on tegelikult sellel tiimil pikaajaliselt edu saavutada. Ja nad jõudsidki selleni, et kõige ebaefektiivsem on e-kiri. Mida rohkem on tiimis e-kirja kaudu suhtlust, seda raskem on sellel tiimil edukaks saada. Teine tegur, inglise keeles engagement ehk siis kaasatus. Kui aktiivsus mõõdab seda, et kui palju on inimeste vaheline suhtlus aktiivsuse tasandil, siis kaasatus mõõdab seda, et kas kõik tiimi liikmed on sinna kaasatud. Tihtilugu nad avastasid, kuidas moodi see tiimi aktiivsus võis väga kõrge olla, aga näiteks 8-9-10 inimesest ainult näiteks 4 olid aktiivselt suhtluses. Nemad omavahel suhtlesid, aga samal ajal olid mingisugused outsiderid tekkinud, keda väga ei kaasatud nendesse protsessidesse, kellelt ei küsitud arvamust ja võib-olla nad olid veitsa tagasihoidlikumad inimesed, äkki nad olid hiljem liitunud selle tiimiga, äkki neil olid natukene lihtsalt teistsugused põhimõtted, arusaamised mingitest asjadest, aga oma olemuselt nad ei olnud võib-olla nii domineerivad ja nad jäidki taha plaanile. Ja nad avastasid siis seda, et kui tekivad sellised gruppide sees, siis tegelikult pikas perspektiivis on sellel väga-väga destruktiivne mõju. Seda ma näen ka oma koolitustel kogu aeg. Kuidas moodi on mingi seltskond, kes võtab sõna, kes mõtleb kaasa ja siis on mingi seltskond, kes tegelikult lihtsalt seisab. Nad on või istuvad, nad on kuulaja rollis. Ja need kuulaja rollis olevad inimesed tegelikult jagunevad veel omakorda 2. On need, kes ei julge sekkuda, sest neile võib-olla ei ole sõna antud. Ja on need, kes ei viitsi enam sekkuda, sest nad on lootuse kaotanud, need ei ole enam mingisugust pühendumust, neid lihtsalt ei huvita see enam. Ja nüüd iga tiimijuhi eesmärk tegelikult on tagada see, et see kaasatus oleks ühtlaselt jaotunud. Et ei oleks nii, et on mingid inimesed, kes nagu väga-väga aktiivselt võtavad osa, kes domineerivad seda tiimi ja siis on mingid inimesed tegelikult, kes osa ei saa. Ja 3. tegur oli tiimiväline suhtlus, mis siis näitas seda, et mida rohkem inimesed on kontaktis ka teiste osakondadega, teiste meeskondadega organisatsiooni sees. Kas nad on kursis nende asjadega, mis teistes osakondades tehakse? Kas tekivad mingisuguseid ühiseid arutelusid, ühiseid mõttekohti, ühiseid ideid? Ja nüüd siis need tiimiliikmed, kes siis suhtlevad nende tiimiväliste teiste organisatsioonisiseste tiimidega, tulevad ja võtavad selle uue informatsiooni ja jagavad seda avatult ka oma tiimiga, õppides niimoodi mingisuguseid uusi asju ja jällegi läbi selle suhtluse, läbi avatud suhtluse tegelikult muudavad ka oma tiimi tugevamaks.